Tere tulemast kuulama, vaatama Petrolheadsi podcasti. Täna me muidugi Glass Drive'i, et vahetasite ära meie esiklaasi ja Baltairit, kes aitab alati panna alla uued suverehvid. Ja täna oleme külas Palle Kõlari autoringluse garaažis ja räägime sellest, kuidas street race'idel sai kunagi käidud ja räägime ka Palle rahvaralli autodest ja sõitudest. Nii et jääge lainele. Tervist, Palle! Tere! Tore siia Tartumaa soojade mägede vahele nüüd külla tulla sulle. Te lähete juba randa, eks ole? Varsti on aeg järväärdä minna. Tõenäoliselt küll mitte selle autoga päris. See on tänava legaalne. Jah? Ja, ehk siis kõik on võimalik. Aga me jõuame selle autoni. Kindlasti jõuame jah, aga tegelikult meil ei ole ju varem ühtegi süükest päris nagu rahvaralli ja rahvaspordiga tegelejat saadetes veel olnud, nii et jube hea olekski võib-olla alustada sellest, et kuidas sinna üldse jõutakse või et nagu mis see teekond on, et hakata siis tegelema niimoodi autospordiga sellises võtmes. Eks see teekond ikkagi läheb lapsepõlve välja, eks ole, et tänaseks on ta jõudnud sinnamaani, et rahvaralli ja rahvasprint siis, aga... Mis selle vahet on? Väga suur vahe. Rahvasprinti sõidad üksinda ja sa võid sõita kahekesi, aga üksinda sõidetakse enamasti ja sa saad rajaga tutvuda. Rada on lühike, sa jalutad selle läbi, jätad meelde, start, 2-3 minutit, finiš ja sama rada 3 korda. Kui pikk siis see rada on, ütlesid lühike? 2-3 kilti. Põhimõtteliselt nagu ringraja üks ring. Midagi sellist, jah. Ja siuke nagu lihtsam harrastada, lihtsam nii-öelda omaks võtta, lihtsam harjuda. Odavam ka. Aga rahvaralli? Kaardilugeja on kõrval. Ma kogu aeg naeran, et tegelikult me sõidame nagu sportrallit tegelikult mõnes mõttes, et meil on ajakava ja tabel, katsed, legend ja korraldaja annab meile steno siis nii-öelda. Ehk siis me ei saa reket teha. Mis on steno ja mis on reke? Reke on rajaga tutvumine, kus rallis kirjutatakse siis ise endale notes, eks ole. Aga meile annab korraldaja enda poolt tehtud. Ja siis me peame selle järgi sõitma ja me ei näe seda rada mitte ühtegi korda enne võistlust. See on rahvaralli. Ehk siis sportrallis sa saad 2 tutvumist. Kui noor oled, saad 3. Me saame 0. Ehk siis me ei tea mitte midagi, mis kurvi taga on. Võiks öelda, et raskem lausa. Minu arust see osa on raskem. Ma unistan sellest, et ma saaks rajaga tutvuda. Meil on keelatud tutvumine, meil on disklahv selle eest, kohene disklahv. Isegi kui sa jalgsi hakkad minema? Muidugi. Okay. Kui sa lähed eelmine päev katsele ja sulle tuleb seal rajakohtunik vastu, siis on koju minek. Paned paruka pähe ja... Võib-olla on seda tehtud, aga mina mitte. Et siis sa pead kuulama, mida sulle kõrvalistmelt räägitakse. Sa pead selle järgi tegema oma otsused, sest sa ei tea, mis on kurvi taga. Ja sa tõesti ei tea. Ma räägin, et spordis sul on võib-olla see, et sul on rekest nagu midagi meeles. Me tõesti ei tea, mis on kurvi taga. Aga kas rahvarallis ei ole seda, et aasta-aastalt nagu kipuvad katsed hakkama korduma samadel rallidel? No, tänaseks nii on mingil määral, et ma ütlen, et see ütlus, et ralli on nii-öelda kogemuste sport, eks ole, et rahvarallis tuleb see täiega mängu. Et kui ma praegu ikkagi mingil üritusele 4. või 5. korda lähen, siis, ja seal on korduv katsed, siis sellest on kasu. Aga meil on ka kunstlikud takistused kiiruse piiramiseks. Need ikka liiguvad. Ehk siis, kui eelmine aasta said 4. käiguga kurvist läbi, siis see aasta võib-olla ei saa. Mis see kunstlik, mingid šikaanid? Šikaanid, põiked, väravad. Ahaa, okei, nagu veits ikka trikitavad, et sa... Meil on selle ümber hästi palju sõitu nii-öelda, et see on nagu väga määrav, kuidas sa nende piiravate elementidega hakkama saad, et kui sa neid võtta ei oska, siis sul tulemust ei tule ka, isegi kui sul nagu auto on kiire ja muidu kurvis hoiad kõvasti peale, et see ei päästa sellisel juhul, kui sa šikaanis maru aeglane oled. Palju siis katseid ühel rahvarallil on? Niisugune, mis meil eelmise aasta skaala oli, äkki 8-13 või? Okei, et hommikul mis kell alustad, mis kell lõpetad? 8 tavaliselt on esimene start, esimese auto ja läheb siis täitsa õhtuni välja. Karm pikk päev on selles mõttes, et ma saan aru, et spordis on neil veel kohati hullem, aga ütleme seal
esimese auto finiš on tavaliselt õhtul sihuke 6-7, vahel ka 8 vist ei ole, 6-7. Umbes nii ta on. Kogu aeg roolis on ju? Ja katsete vahelda siis selle sama autoga sõidad nagu... Üle sõita. Meil on tegelikult, ma räägin, see ülesehitus on hästi sarnane nagu sportrallile. Ma küll osalenud ei ole, aga mul tuttavad sõidavad, ma tean, mis seal toimub enam-vähem, eks ju. Et meil on samamoodi ajatabeli järgi lähme välja, hilineda ei tohi. See ongi ralli teine pool, et sa ei tohi, sa peab täpne olema. Minuti täpsusega igal pool, eks ole. Kohe saad trahvi jälle, kui ei tee seda. Rahvakas võiks ju arvata, et ei saa, aga saab küll. Ja siis katsed on samamoodi grupeeritud, ütleme näiteks, kas on 3-3 ja 3 või on 2-2-2 ja 4 või mis iganes. Ühesõnaga nagu ringid on selle nimi, siis esimene ring, teine. Et sõidad 3 katset ära, siis lähed nagu hooldus. Jah, servisesse nii-öelda. Servispaus on meil pikem kui sportrallis. Aga meil on seda vaja ka sellepärast, et need rahvakapillid tavaliselt vajavad ikka aamrid ja kangi seal vahepeal. No ma just mõtlesingi küsida, et mida sa siis nagu hooldama pead seal tänavaautole? Tegelikult sellega on jälle oma lugu, et võiks ju mõelda, et eriti ei pea. Ja tihti nii ongi, et ei pea. Aga rahvarallis, see on nüüd sihuke võib-olla vaieldav, mõni, kes sporti sõidab, võib-olla ei usu seda, eks ole, aga inimesed, kes sõidavad nii rahvarallit kui sporti, on korduvalt öelnud, et rahvarallis lähevad rajad rohkem katki. Sellepärast, et meil on šikaanidesse pidurdused ja šikaanidest väljakiirendused, kus ma ütlen liialdamata, et näiteks, ma ei tea, Undva katsel üle-eelmine aasta meil oli nagu siukesed siiamaani augud ja ma ei liialda praegu, ma arvan, et isegi leiab sellele mingid pildid kuskilt. Ja just šikaanist välja ja šikaani sisse ja see jõhkralt trambib ja lõhub. Et seal selles mõttes igasuguseid õõtsasid ja rooliotsasid ja asju ikkagi läheb nagu suht mõnuga igal etapil, kus on kruus ja kus on korduv läbimised. Sul on siis nagu teine auto kaasas? Minul ei ole teist autot kaasas ja mul on üldiselt olen panustanud sellesse, et läheks hästi terve ja tugeva autoga alati sõitma. Et mul on rattad all püsinud, aga selleks, et nad siin all püsiks, on ikkagi siin nagu ports tugevdusi, muidu see asi ei toimi. Et sellele näiteks, kui võtta mingisugune kvaliteettootja B-osa õõts panna alla, siis see on nagu ühe ürituse rõõm, et sellega nagu ei saa mitte kuhugi. No mida siis kasutatakse? Originaalõõts, aga nagu tugevdusi peal nii palju kui... Et reeglid on nagu kirjutatud niimoodi, et nad lubavad siis sinna mingid plaate juurde. Sillatala ja mootori kinnituste ja õõtsade tugevdamine. Jah, ma ei saa öelda, et nagu sul ei ole vabad käed selles mõttes. Et ei tohi ise õõtsa teha, on ju? Jah, aga kui ma nüüd praegu ei eksi, siis sul on lubatud neid kõiki siis materjali lisamisega siis tugevdada. Aga jah, sa nagu ise toota ei tohi nullist või mingit muud Wisefab ja õõtsa vist ei tohi. No jah, sest et see on täna legaalne ja siis peab olema... Et umbes nii ta on. Okay. Mis on kõige retsim, mis siis sellistes, nagu sa seletasid, need siiamaani augud olukordades või mis sul juhtunud on kõige hullem? Oi, ma ütlen kõigepealt, mis on kõige retsim, on see, et autod jäävad rajale kinni. Niimoodi, et katse jäetakse selle pärast ära, et mingi pill on põhja peal ja kõik. Seda juhtus minu sõitmiste ajal on juhtunud mitu korda. Mina ei ole õnneks üks neist olnud, sest et mul on hästi kõrgele tõstetud autokruusa seades hetkel. Ta on nagu kusjuures asfaldi seades, asfaldi kohta on väga kõrge. Et mul on üks kõrgemaid autosid ja mina nagu laveerin läbi, pluss ma olen õppinud sõitma nende vallide servade peal. Suht kiiresti sain aru, et see on nagu mõistlik asi, mida teha. Aga minul... Ütleme niimoodi, et mul tahab mootor aega-ajalt oma koha pealt ära minna. Et ma ei oska öelda, kas ta saab. On korduvalt juhtunud, et ta on küll väga hästi kinni ja kõik tugevdused ja asjad ja kõik padjad ja asjad on kogu aeg üle vaadatud ja siis mingil hetkel ikkagi katsel kuuled, et mingisugune uus meloodia tuleb eest poolt. Ja siis sellega on hästi hea, et kapoti lahti, kui kolektor on pealt neoonroheline, kui sisse lase on pealt neoonroheline, siis tead, et mootor on jälle jehhat pannud oma koha pealt, et siis on järgmine elamus on kohe otsa, et ega hoolduspausiks, aga see asjad ei juhtu enne seda, asjad juhtuvad ikkagi nagu katsetel, eks ole, alati, mitte kunagi siis. Et siis on siuke 4 minutit aega tavaliselt, ütleme, või 5, kui jõuad nagu ühelt katselt teisele stardini. Me oleme siin ikka jooksnud koormarihmadega ümber auto ja üritanud kuskilt
voolikute vahelt seda kere külge saada ja siis viimasel hetkel loobunud ja siis mingi saba lohiseb meil järgi mööda katset, et seal jah, ütleme, et seda ma olen juba nagu saanud korduvalt näha, et kui sul on, et mida 3 minutiga jõuab või 5 minutiga. Väga vähe jõuab, aga midagi jõuab. Sumps lohiseb, selle jõuab kinni panna. Aga kas sa võistled ainult siin Eestis või käid ka kuskil Balti riikides või Soomes? Ma olen siiani võistelnud ainult Eestis. Soomes jään vastuse võlgu, kuidas selle rahvaspordiga on, sest mul on poolpuuriga auto ja see on riikide lõikes erinev, et mõnes kohas sa ei tohi täispuuriga sõita mingit rahvasarja, mõnes kohas sa pead täispuuriga sõitma rahvasarja. Eestis on tänasest sellest aastast siis rahvaspordis lubatud ka täispuur. Täispuur ka juba. Aga kuidas sa tänava legaalseks saad siis auto? Siis ei saa enam. Nüüd on niimoodi, et nüüd tohid sportnumbritega sõita rahvakat. Aga seal on ülejäänud nõuded, on kõik samad nagu sellel autol siin. Et sa ikkagi... Aga istme võid panna siis nagu... Siis võid jah, täispuuri puhul võid. Poolpuuri puhul ei või. Poolpuuri puhul peavad olema sul nii-öelda standardistmed või siis siinidel liikuvad sportistmed, aga mitte jäigad korvid. Ja Läti on variant küll selles mõttes, et seal ka kõvasti sõidetakse, eestlased käivad seal ja seal on lahe suur sari. Et ütleme, et see on nagu mingil hetkel plaanis, aga vaatame esmalt ikkagi tähelepanu Eestisse. Aga kaua sa oled nüüd praegu seda rahvarallit nüüd siis nii-öelda sõitnud? Mul on 2021 alustasin. 5 aasta läheb siis? Ja ma kogusin selleks hoogu päris pikalt, et see soov sõita tuli tegelikult siuke kõva 20 aastat tagasi, kus ma ikkagi käisin aeg-ajalt vaatamas ja kogu aeg mõtlesin, et on vaja. Kuidas sa nüüd nagu sellise auto peale jõudsid, et ma ei kujuta ette, et kas 20 aastat tagasi sa unistasid, et väikse Seatiga sõita rahvarallit, millest see valik? Ma kujutan ette, et siin on mingi lugu taga, eks ole, et miks just selline valik? Jaa, on küll. Ei, ma 20 aastat tagasi Seatist ei unistanud, ma isegi ei mäleta, millest ma sellel hetkel võisin unistada. Aga selle lugu on tegelikult olemas ja lugu on selline, et ma olin sportrallisid käinud palju vaatamas elu jooksul, eks ole, ma olen ikkagi siuke rallifänn olnud. Ja 2020, ehk siis aasta enne, kui ma alustasin, ma otsustasin, et nii, nüüd ma võtan aega ja ma lähen vaatan ühte rahvarallit põhjalikult. Mitte niimoodi, ma sõidan korra kuskilt katselt mööda, vaid et ma lähen, vaatan mitut erinevat katset, vaatan kõiki autosid, vaatan, kuidas sõidetakse, millega sõidetakse ja nii edasi. Mul oli enne seda natuke siukene arvamus, et see võistlus või see sõit on seal rohkem selline vigursõit. Ma ei tea, kust ma selle info võtsin. Ma kujutasin ette, et see on mingisugune torbikute vahel mingisugune 8 tegemine ja korra lubatakse võib-olla sirgel gaas põhja ja siis stopp-kasti pidurdus näiteks, eks ole. Ja siis ma jõudsin, ma ei mäleta täpselt, mis järjekorras ma neid katseid vaatasin, aga ühesõnaga Hiiumaa rahvaralli. Ja seal ma olen kunagi sõitma ka õppinud, nagu osaliselt nendel teedel. Ja siis ma jõudsin katsetele, ma pidin reaalselt südapidi seisma jääma. Ma jõudsin nagu raja äärde, vaatasin, et kas te teete nalja või? Kuhu ma tulin? Mis asja? Ma jõudsin, minu arust oli Kidaste katse oli äkki esimene, kus ma käisin. Ja see oli kruusakatse, selline lauge pika kurviga, seal veel pandi üle katuse ka ja värki. Ma jõudsin, siis oli just püsti keeratud, mina seda ei näinud. Ja siis millise lauluga need autod sealt läbi tulid, eks, ja ma mõtlesin, et ei ole võimalik. Tegelikult ka nagu. Ja siis ma vaatasin kõik need katsed ära lõpuks nii kaua, et see nii-öelda oli 2-päevane üritus. Teisel päeval ma veel pimedas, kord vihma hakkas sadama ka, ma istusin ka puuts peas, istusin korredi põõsaste vahel, vaatasin viimased. Ja kõik autod vaatasin lõpuni ära, eks ju. Ja siis mõtlesin, nii, nüüd on nii, et nüüd on sõitma vaja hakata, eks ole. Ma olin selleks ajaks ostnud endale ühe Toyota Yarise, millega ma üritasin sellele samale üritusele peale saada, aga magasin jälle eelregamise maha. Seal oli nii hull nõudlus kogu aeg, et sul oli 20 minutit aega, et saada üldse peale. Ja siis see auto võistles seal. Sai teise koha. Ja kuna see auto, mis esimese koha sai, selles väikses esiveoklassis, mis tundus, et võiks mulle olla, see osteti ära. Aga mõlemat uurisin. Sest need nägid, need olid kõige kiiremad. Vaata. Ma vaatasin, ma tahan nendest midagi endale. Esimene osteti ära, aga ma ei tea, see oli Honda.
selleni veel jõuame, et võib-olla oleks elu täitsa teistmoodi läinud, kus Honda oleks hoopiski tulnud. Aga kuna see pidas sammu selle Hondaga ja see oli siuke huvitav, siis ma kontakteerusin omanikuga, hiidlane. Ülikiiresti saime kaubale. Nagu ma kuulsin, et ta mõtleb müügi peale ja siis ma helistasin, ta ütles mingi hinna. Ütlesin viisakalt teise hinna, mis oli hästi lähedal sellele, ta ütles teeme ära, kohe läksin nagu põhimõtteliselt kõik kokku võttis nagu mingi 1,5 tundi aega. Ma käisin korra, sõitsin, hästi käe järgi oli kõik selle pärast. Roolis oli hea olla, kõik asjad olid nagu, tundus nagu kodune. Et nii ta tuli. Jumala mõistlik mees. Tavaliselt hakkab lugu sellest, et ostsin mingi auto ja hakkasin ehitama. Ja, just. Ei, päriselt. Valmis autot väga ei osteta ja kõik hakkavad ikka ise nagu kuskilt selle ehitamisega pihta. Aga räägi, mis selle Hondaga, sa ütlesid, et seal on mingi teine tore lugu taga. Et see, jah, Honda oli siis üks väga käre Honda, halli värvi, rändas siis ühe konkurendi kätte hoopiski. Ja ma uurisin seda ka, ta oli muidugi kallim ka kõvasti, aga ma alguses ei teadnud, vaata, ma uurisin ikkagi. Ja siis mina ostsin selle ja arvake, kes mu konkurentideks esimesel 2 aastal ainult olid, mis marki ja mudelite autod, Honda Civikud. Ainult Civikud. Et see ongi nagu, mul kogu see rahvaralli, spordis on hästi teistmoodi, seal meil on, eks ole, Fiestat ja seal meil on, eks ole, Evod ja Impresat domineerivad rajal. Rahvakas on Civikud. Ja, esiveos on niimoodi, et nii suur kui väike klass, et ma kõigepealt sõitsin väikest klassi, EG Civikud on kõik vastu ja need domineerivad nagu tugevalt. On kerged, kiired. No esiveo maailmas on veidikene niimoodi nagu, et Civic on see, kuidas öelda nüüd nagu ma saan aru, aste või see, kus kõik pulgal tahavad olla, on ju, tagaveo maailmas on selleks ju BMW-d, et Ja siis ma olingi seal nagu siuke külalisesineja tegelikult, et ma seal väikses esiveos olin reaalselt nagu mingitel võistlustel ainus, kes ei olnud Civic. Isegi ei räägi mitte Honda, vaid ma ei olnud nagu Civic. Ja hullult raske, et Civicud tegelikult on nagu kilovati mõttes võimsamad ja juhitavuse mõttes tegelikult nõksu paremad ja madalamad ja natukene teljevahe vist on pikem ja laiemalt. Rattad on veits laiemalt ja kõik asjad. Küll aga igal autol omad plussid, miinused, eks ole, et nii kui rada läheb raskeks ja teine läbimine ja need ülepilvekaevikud on, siis voila, siis on see ette omas elemendis. Et siis ma seal niimoodi madistasin ja siis ma läksin suurde esiveoklassi üle üks hetk. Ja siis see tähendab siis, et 2-liitrine meil. Ja kusjuures üks 6 oli vennem või? Väike on kuni 1,8. Suur on 1,8 kuni 3,5. Aga kas sa tegid mingeid modifikatsiooni ka siis? Jah, tal on siis sellest hetkest alates on tal nii-öelda 2.0 ABF ehk siis klassikaline Volkswagen ja siuke, kõik need GTI mootor siis? Jah, Golf 3 GTI 110 kilovatti ABF, eks ole, stokis. Ja suures klassis ootasid mind taaskord Honda Civikud, aga nüüd mitte EG-d, vaid nüüd Typerid. Ehk siis nüüd ma olen nendega madistanud 2 aastat. Kuidas läheb nendega? Protokolli järgi väga ilusti selles mõttes, et eelmine aasta ma sprindi võitsin, siis aasta kokkuvõtte EKV rahvarallis olime 3. Reaalsus on see, et läheb sarnaselt nagu EG-de vastu, et on mingid olud, kus on nagu väga raske nende vastu. Ma ütleks ise, et võib-olla ma tooks välja nagu siuksed 100+ kilti tunnis, lauged, kurvid, kus see tahab hakata tegelikult ikkagi asi läheb kahtlaseks juba, eks ole, siis neil püsivad nagu rattad veits tugevamalt võib-olla teega kontaktis. Samas nüüd vastupidi, Seatiga saab väga hästi nende vastuoludes, kus on kas väga aukus rada, väga rasked tingimused, mis iganes rasked tingimused, paks, lumi, paduvihm, kõik igasugused äärmused nagu toimivad. Ja siis igasugused nikerdamised, et sprintidel siuke lühike sirge plokki 90 kraadi maha kuhugi läbi aukude, niisugused seal lõikudel on nagu fine. Oled sa mõelnud, et võib-olla katsetada mõned võistlused Civicuga, et? Ma käisin isegi ühega, ma olen ilmselgelt mõelnud, jah. Et ma ei oska täna öelda, kumb päeva lõpuks tegelikult minu käes nagu paremaid tulemusi toob. Sa saad valida raja järgi, vaatad, et kus nagu toimub järgmine ja siis vaatad, et mis rada on. Ma oskaks, ma arvan, hinnata küll seda, et kus nagu Civicuga sõita ja kus Seatiga sõita, et need olud on kindlasti erinevad nendele autodele.
aga me korra rääkisime siin nendest nagu tehnilistest asjadest, et sul on lubatud poolpuur. Nüüd ka täispuur. Ja nüüd ka täispuur. Siis mida te tohite teha näiteks lisaks tugevdamisele veermikus? Kas te võite panna mingisuguse päris nagu ralli amordi alla, coiloverid? Tegelikult me võime teha ikkagi nii mõndagi. Ja need asjad, mis võib-olla küll nagu tabeli järgi tunduvad, et ei ole nagu palju lubatud, aga siis need vähesed nii-öelda või need, mis on lubatud, need on juba kallid asjad kõik ikkagi. Meil ei tohi otse kast olla näiteks. Küll aga see tähendab seda, et sa võid endale ikkagi custom sisuga hash nii-öelda lülitusega kasti Eestis ehitada. Vist tihti võetakse see polverkilt, eks ole? On paljud võtnud jah, et minul on näiteks käigukastiks on siis 02A, mis on siis nii-öelda selle ajastu klassika nii-öelda Volkswageni kast. Aga see on siis nagu 3 kastist kokku ehitatud, et ongi võetud 3 kasti juppideks, ühest on peaülekanne, teisest on esimene ja teine käik, kolmandast on 3., 4., 5. Ja siis torsenlukuga. Ja mis on nagu nii jana, talvel hea, suvel siuke ei tea, oleneb natuke olukorrast. Amorte võime vahetada ja nüüd ongi see, et tegelikult meil ikkagi enamustes klassides, rahvaralli, eks ole, räägime, enamustes klassides ikkagi siuke top 3, top 5, kohati isegi võib-olla seal top 8 sõidavad tegelikult nagu siukse amordiga, mis maksab suht auto hinna. Et meil on seal ikkagi Proflexid ja Samsonased ja kõik asjad on all. Minul on siis Soome rallisystems, mis on siis endine Kittele vabrik. Ja mul ongi nagu, tegelikult on tal täis kruusavedrustus ees. Et kui ma tahaks taga sportrallit sõita, siis esivedrustust ma näppima ei pea. Taga on nii-öelda säästuvariant, et on lihtsalt Bilstein B6, millel on sisu siis ära vahetatud. Liikumist natuke muudetud. Ja mis me veel tohime teha? Rehvid? Sõltub pinnasest, et sprindis on meil nõutud E-tähisega rehv, aga tootjad on kavalad. Selles mõttes, et selle eesmärk kunagi oli kaotada ära need kallid avonid rahvaspordist, mis maksid mingid tonn 200 või tonn 400 jooks, 15-tollised. Aga noh, pole hullu, tuli see nii-öelda nõue või see seadus ja siis nüüd tulevad tegelikult samad avonid Cooperi nime all E-tähisega minu arust, kui ma ei eksi, et E-tähis peab olema, aga mina sõidan enamasti nii-öelda asfalti ja seguvõistlusi sõidan siis Extreme'iga erinevate mudelitega ja kruusal me sõidame kruusarehviga. Päris ralli kruusarehviga? Jah. Olengi ostnud Pirellisid enamasti ja proovinud ka teisi marke. Vanasti ainult Pirelliga. Põhimõtteliselt, kui sa paneksid täispuuri, intercom on, ehk siis saate oma vahel klappidega kiivritesse otse suhtluse. Meil on jah sidesüsteem. Teil on siis ainult vaja nagu mõned kaikad juurde vedada, istmed välja vahetada, tulekustutussüsteem panna ja oletegi päris sportralliks valmis. Saaks niimoodi peale küll, jah. Aga seal tuleb nii-öelda siis järgmine asi mängu, et seal teistel on jälle rohkem tehtud, vaata. Et sellest aastast on üks uus distsipliin ka, on nii-öelda siis 2 vahepealne. EAL tegi sprint, mul ei tule selle nimi isegi praegu meelde. Ma olen muideks umbes 5 korda kuulnud sellest, et sellest aastast on. Lihtsalt see on erinevatel aastatel öeldud. Autoralli EKV oli selle nimi plaanis. Autoralli EKV, mitte MV. Kas ta nüüd lõpuks läks sprintralli nime alla või läks ta selle nime alla, ma ei mäleta, sest ma ei sõida seda ise. Seal on täpselt see, et see auto täispuuriga. Fiiber keredetaile ei tohi panna, meiega ei tohi. Nukkasid ei tohi vahetada. Progeaju ei tohi panna. Need piirangud jääksid, aga täispuur ja korvid. Et see on siuke vaheetapp, aga ma ei tea, mul sellel aastal sellesse liiga palju usku ei ole. Vaatame, kuidas see läheb. Ma arvan, et see ei ole väga populaarne see aasta, järgmine aasta võib-olla on perspektiiv teine. Ma just mõtlen, palju sul üldse osalejaid, kas on... Talverallil oli äkki 340 või? Ma loodan, et ma kurja ei teinud selle infoga. Ma tegelikult ei tea täpselt, umbes niimoodi ma vaatasin oli. Aga kuidas see eelarve üldse on, et mis maksab üldse sellise suure esiveoklassis rahvaralli sõitmine? Üldiselt rahvaralli mehed ja naised kipuvad mitte kokku lööma oma eelarveid selle pärast, et see läheb nii lappama ära, et see on tegelikult päris ebameeldiv, eks ole. Ütleme niimoodi, et sõltub ikkagi väga palju sellest, et kuidas sa sõidad. Esimene aasta mul oli väga taskukohane hobise. Osavõtutasud, paar puksi, paar sarniiri, üks õlivahetus, rehv ka pidas, eks ole. Aga täna nagu ma ei saa enam samamoodi.
et täna on hoopis teine lugu, noh, et täna on ikkagi rehve läheb, juppe läheb, võistluste vahel on vaja alati ikkagi remontida ja hooldada, mitte ainult hooldada. Ja ma olen öelnud niimoodi, et kui keegi on küsinud, et kui auto arendamist ei arvesta ja mingisuguseid modifikatsioone külge ei keera, siis absoluutne miinimum, kui sa nagu avarii ei tee ja midagi ära ei lõhu, on siuke sprindi kohta 500, ralli kohta 1000. Aga see nüüd ei ole nagu päris tõde selles mõttes, kui sa tahad uue rehviga minna, siis on kohe game over, see juba ei kehti see eelarve. Et see on pigem niisugune säästueelarve, et sa võtad endale aasta alguses ühed slikid, ühed kruusakad, need jagad siis nende kõikide etappide peale ära. Aga see on nagu ülisäästu. See tähendab, et sa ööbid hostelis ja sa oled üksi ja sa mingi rendi midagi sisse ja suht nagu niimoodi. Aga tegelikult sellest siis nagu ikkagi ülespoole, et kui sa ikkagi tahad iga 2 etapi tagant uue rehviga minna, siis kohe hakkame korrutama seda. Või amorte hooldada näiteks. Ei, absoluutselt. Põhimõtteliselt saad ju ka reigereid osta. See on niisugune kaasasõitmise eelarve, ütleme niimoodi, ja võitmise ja poodiumi eelarve midagi muud. See on igal pool vist. Täiesti teine. Okei, aga see ei ole ilmselgelt sinu esimene auto. Et kus ikkagi siis, lähme siis kohe päris algusesse tagasi, et 20 aastat tagasi unistasid, aga sinna läks aega. Sealt lähme veel tagasi. Veel tagasi, Kui tagasi jõuad mäletada üldse nagu? Siuke 3-4 vanus. Seal oli standard selline mudelautodega mängimise haigus, eks ole. Ja see oli nagu võis sisustada hästi palju aega. Siis on mul esimesed udused mälestused mingisugusest rooli ja käigukangiga mingisugusest retrokonsoolist, kus ei jooksnud mitte, seal ei olnud nagu ekraan, aga seal oli nagu midagi sellist ja siis siuke mingi mäng oli. Selle taga ma veetsin, eks ole. Ja siis sealt edasi läks huvitavamaks natukene. Siis ma hakkasin vaikselt ennast rooli manguma, aga siis ma olin juba siuke kooliealine, ei lastud veel. Peres nagu autosid oli, ma käisin, istusin kogu aeg nende roolis ja proovisin. Ma juba teadsin, kus sidur on ja kuidas sellega tegelikult sõitma peab. Ja siis ma raamatukogust, Pääsküla raamatukogu püsiklient olin ja seal oli siuksed asjad olemas nagu Žiguli raamat näiteks. Mis see oli siis? See oli Žiguli selline, tegelikult siuke omaniku käsiraamat või selline, aga vaata sellel ajal omaniku käsiraamatus oli kirjas ka, kuidas klapiseri tihendeid vahetada. Et nagu see nagu, ja see ma mäletan tänaseni, et seal oli rubriik, et mis peaks olema kaasas automatkale minnes. Minu arust seal olid golvirõngad ka kirjas, ma võin eksida, aga see oli raju nimekiri asjadest. Puksid, šarniirid, tifriõli, ma ei mäleta, see oli kosmos, nagu reaalselt pagast täis asju, vaata. Ma lugesin selle täna lähed võidusõidule niimoodi? Jaa, täna ma käin sprindil sama komplektatsiooniga. Ma lugesin seda raamatut, ma lugesin ta minu arust mitu korda läbi ja uurisin sealt igasugu asju ja see oli jõhkralt põnev. Ja siis mingil hetkel õnnestus ennast siis rooli manguda, aga sellega läks jube kaua aega, ma olin tegelikult mingi 11 vist. Ma oleks ammu enne seda tahtnud seda tegelikult juba. Ja nii huvitav, kui see ka ei ole, siis emaga hoopiski. Et alguses ma nagu käisin rohkem isale pinda ja siis nagu ema lõpuks murdus. Ema oli, kurat, lase selle poisi nüüd rooli siis. Ja ta ei osanud eriti midagi seletada, aga ma ütlesin, et sa ei pea ka, sest ma olen juba kõik eeltöö tehtud. Ära sega lihtsalt, eks ole. Tüüp oli Žiguli raamat ühel pool ja siis rool oli teisel pool. Teooria oli kõva, et see tegelikult on hiljem kandunud nagu edasi siia hobisse ka, et siin mul ka ettevalmistus on alati nagu vundament on tugev. Ja siis ma lõpuks seal, kus Kadaka autoturg oli kunagi, seal oli suur asfaltplats ja seal oli laupäeviti, pühapäeviti peeti turgu, müüdi ilukilpe ja makke ja seal samas nädala sees oli tühi plats ja siis seal ma õppisin sõitma lõpuks. Ja esimesed mingi 7 korda suretasin välja, ütlesin ära seleta. Autoks oli Honda Civic Shuttle. See on universaalkerega Civic. 4 vedu, 1.5 vetek. Needest tehakse praegu jääraja autosid, võetakse seda tehnikat, pannakse vähe viisakamasse Civicu keresse. See oli huvitav asi, kole, aga äge. Hästi raske siduriga, mul on siiamaani meeles see. Ja nii ma seal siis sõitsin, mõned korrad käisin ja siis ma juba sattusin ikkagi ka mujal sõitma, vaata aeg oli teine, kõigil oli mõõdukalt suva. Ja küll ma siis leidsin igasugu põhjendusi, et koduhoovist on vaja, ma ei tea, puulehti jäätmejaama viia ja siis ma nagu kindlasti on poes vaja käia ja siis ma seal hakkasin Pääsküla vahel vaikselt sõitma, aasta hiljem ütleme.
ja siis ma jõudsin Hiiumaale, kus ma suviti tegelikult olen kogu aeg. Sa mitte siis ei sõitnud Pääskülast Hiiumaale? Seda ma tegin 2 aastat hiljem. Aga ma Hiiumaal siis ka leidsin, olin loomulikult hästi vastutulelik igasugustele transpordialastele muredele, küll oli kedagi bussi pealt vaja tuua või kellelgi oli unustanud poest midagi võtta, eks ole, või keevitaja juures oli vaja käia, ma olin alati esimene, davai, mina lähen. Ja eesmärk oli alati saada üksinda minema, et keegi kaasa ei tuleks, eks ju. Ma alati seal midagi tekitasin endale siukse olukorra. Ja seesama Civic Shuttle, millega ma siis seal platsi peal sõitma õppisin, 4. Sellega ma arvan, et tegelikult läks nagu mõned korrad, kuni ma lasin ta ikkagi 2. ja 3. kruusateedel täiesti piirajasse. Niimoodi, et ma tagantjärgi mõtlen, et ma olen tänulik, et ma ei pannud mingisugust nagu paha laksu. Kui ma täna sõidaks siin roolis samamoodi, nagu ma sõitsin siis seal Civicuga, siis ma arvan, et ei oleks mitte Rahvaralli 3. olnud eelmine aasta, vaid oleks võinud 1. olla. Sest siis kuidagi seda ohutunnet ei olnud, aga täpselt nii palju oli, et ma ikkagi ei teinud seda siis, kui teised olid auto peal ja ma ei teinud seda siis, kui ma ei näinud ette ja ma nagu mingilt maalt nagu sain aru, et vaata 160-ga võib-olla ei ole mõistlik kruusa peal kurvi lennata tänavarefiga. Aga siis ma kräunutasin seda Civicut seal tegelikult, ma arvan, üks terve suve ja veel järgmise suve otsa ja siis ma olin juba 15 ja siis ma otsustasin, et ma ostan endale midagi. Aga siia vahele küsin, et kas sul, vanemad ju teadsid, et sa sõidad, et kas neil juba siis ei olnud, et kuule, et võib-olla sõida siis juba kellegagi, nagu mingi võistluse nimel või midagi? Ei, meil nagu ralli ei ole nagu peres nagu lähedal kunagi kellelgi olnud. Seal ongi see teema, et ma tegelikult samal ajal võistlesin hoopis täitsa teist asja üldse, et ma võistlesin mootorkelguga. Hakkasin juba 10-aastaselt pihta ja sellel ajal sõitsin siuke vahelduva eduga Eesti meistrikaid kaasa. Ütleme, kestvussõite kindlasti krossi vahepeal. Ja ma tegelikult sõitsin kelku ja seega see nagu ralli nagu kui hobina üldse ei langes nagu ära. Aga see kiiruse nii-öelda... tegelikult sealt võib-olla tuli ka see nii-öelda mingi persetunnetus ikkagi. Tuli ja sealt tuli see ka, et gaas põhja ja kohe. Et kelguga ma sama asi, mis motocross või mis iganes, eks ole, võtta nii-öelda. Motorkelk ja motocross, väga paljud nii-öelda krossimehed sõidavad kelku ja kelgumehed sõidavad krossi, et need on nagu üksteisel üsna lähedal. Ja mõlemad annavad autosse tohutult tagumikutunnetust juurde, et... Ja mul oligi, sellega oli nagu hästi, et mul ei olnud nagu mingit kiiruse hirmu ja mul oli nagu... Minu jaoks ei olnud, mul just kruusa peal oli mugav, ma ei julgenud asfaldil kihutada. Sellepärast, et seal on kogu aeg auto kerges nagu sellises libisemises on nii-öelda, ta hõljub natuke ja seal ma tundsin ennast hästi, sest ma olen lume pealt tulnud. Okei, good point. Ja asfaldil mul oli ebamugav ja asfaldiga ma tegelikult nagu pea tänase päevani veel madistan just seda nagu igast pidurdusmaad ja kuidas ta kurvis nagu, kuidas ma käitun siis, kui järsku hakkab alt ära minema ja nii edasi. Asfaldil läheb ka kuidagi palju ootomatumalt alati. Ja et on ja siis järsku enam ei ole pidamist. Kruusal annab varakult märku. Kruus on minule lihtsam alati nagu olnud ja siis sinna vahele mahub veel mitu autot selles mõttes, et see Civic Shuttle, millega ma sõitma õppisin, ilmselgelt minu omaks ei saanud, eks ole, see oli vanemate auto. Ma ise kunagi siis enda esimese nii-öelda raha eest või mitte esimese, aga kogutud teenitud raha eest ostsin siis järjest endale nii-öelda mis esimene siis oli, mille sa ära ostsid? Tegelikult kõige esimene oli üks Civic, aga see oli hästi lühikest aega, Civic ikka. See Triik Raud, 87 aasta oma, väike, mingi 750-800 kilo või ma ei tea, palju ta kaalus. Et see oli mul siuke mõni kuu ja siis ma müüsin ta maha, kuna mul oli ikka unistus käia street race'ide kogunemistel. Street Race Org oli sellel hetkel kolmapäeviti Viimsis. Oli seal kuskil lõpus mingi pika sirge peal kohtuti ja Piibel vahel siis, kui seal ei lastud ju sõita. Et nagu lõppunistus oli, et see oleks nagu äge, kui saaks nagu sinna minna, aga selle Civicuga, kurat, ma ei tea. Et see oli siuke nagu, ikka siuke kotlet, ütleme niimoodi. Ja siis ma leidsin endale ühe siukse sileda ilusa XR3 Escordi ja siis ma ostsin selle, kui ma enne 16 sünnipäeva. Street Race Orgist. Ja Street Race Orgist, jah. Ostsid, jah? Ja ühe admini käest. Las ta jääb praegu, aga no ega tema ei teadnud, et ma 15 olen. Ega müüa ja osta ei ole keelatud. Ja siis sealt tuli nii-öelda järgmine auto ja sellega siis oli iga kolmapäev pakkisime 5 sõpra peale, 3-ukseline nii-öelda, eks ju, tagaistmel 3 tüüpi seal istusid. Rooli läks siis, mina olin 10. klassis ise ja rooli läks siis 12. sõber, kellel olid ainsana load kogu pundi peale.
siis sellega me saime läbi mingite reidide ja asjade tavaliselt sinna kohale, siis me parkisime sinna kuhugi ära ja siis me vaatasime ja käisime seal, kiibitsesime ümber autodena uskumatult. See oli nagu nädala tipphetk. Mul oli reede õhtust jumala suva, sõpradele ka, kolmapäev oli teema. Ja see oli aeg, kus see oli nagu nii toores aeg veel, et kogu selle seltskonna ja selle öise nii-öelda skeene siis kõige ägedam auto oli siis Kaido Krummi sinine 540 kredikirjadega. See oli siuke, et seda sa nägid öösel unes nagu kodus. Mõtlesid, et täitsa lõpp Kaido Krumm. Siis oli car rating sait ja siis minu kõige nagu eredam mälestus nendest üritustest on see, kui Kaido kõrvale joonele läks siis kirsipunane 540 nitroga. Ma võin nüüd eksida, aga kas mitte ei rännanud see hiljem Sallu kätte isegi või? Ei, vabandust, Sallu kätte rendas üks teine. Sallu kätte rendas üks teine 540, mis ka külastas sellel ajal. Omanik oli siuke pikemat kasvu, siukene tumedate juustega mees, ma ei mäleta nime enam, see oli nii ammu. Kui ta ennast siin ära tunneb, siis ta võib märku anda meile. Kirsi punane 540, Nossi paak oli pagassis, kraan keerati lahti enne starti, kõik rahvas juubeldas kõrval ja siis need läksid kõrvuti. Mõlemad olid 540, Kaidol oli ka. Ja minu arust Kaido võitis ikkagi vist. See oli nagu nii ulme pill, et kõik ütlesid, et täitsa pael. Kõlas nagu filmistseen, vaata. Ja oligi. Ja siis tuli julgust ja siis nagu mõned üritused hiljem, siis ma olin ikka ise ka joonel seal. Et see XR3 midagi erilist ei olnud, aga ma mäletan, et ma 2 korda õnnestus mingist E30-st, üks kord oli kindlasti 325, et õnnestus sellest jagu saada, siis ma ka ikka nädal aega lasin selle tunde pealt liugu, et üks Corrado jäi ka, ma mäletan, aga ma ei mäleta, kelle oma see oli, et aga kuidas sul nagu vanemad suhtusid sellest, et 16-aastane poiss ostab endale auto, et see, no ma tean, et ajad olid teised siis nagu selles mõttes, kas nad teadsid? Teadsid, oma raha vaata. Nad ei teadnud äkki Street Race'il? Teadsid, ma kodus, seda ka ikka. Ma pesin iga kolmapäeva autot õhtul kell 7 ja siis nad uksest vaatasid, ma panin, ükskord oli hull paanika oli, et neontuled oli vaja saada enne külge, kui me ära lähme, vaata. Siis ma närvitsesin seal ümber garaaži, mul oli kodus suur garaaž, vaata. Et sinised leedid oli salongi vaja saada, et salong nagu kumaks. Teistel olid, vaata, mul olid leedid olemas, paigaldamata olid. Ja siis nad, väga hästi said aru, aga diil oli järgmine, et nagu kõik jamad maksan ise kinni, vaata. Ma selles mõttes tundub, et nagu normaalse on... Trahvid olid väiksemad ka siis. Ja ma ei ületanud kiirust. Ma sõitsin tegelikult nagu igal pool mujal. Oota, et siis Trackil XR3 ei saanud hoogu üles lihtsalt. Ei, seal ma ületasin. Aga tänaval, nagu muidu liikluses ma sõitsin mega korralikult, ma ei teinud ühtegi avariid, ma ei jäänud kellelegi kuskil ette, ma ei saanud ühte mingi kaebust, mulle ei kutsutud politseid. Palju nagu siis terve see Street Race org-aeg sinu nagu arenemine või see kasvamist nagu kujundas, et kas see oli nagu... Väga palju. Mul on sellest ajast kuni tänaseni nagu mingid autosümpaatiad, mul on selle ajastu autod, mis siis olid nagu ägedad ja mis siis olid uued. Nendega mul täna nagu ka teistsugune side. Ma nagu hoopis teistmoodi hindan nagu, et see ongi nagu imelik, võib-olla mõned mõtlevad, et mingi 2003-7 aasta autodega aega, et vaata tegeled, eks ju, ma hiljem räägin sellest. Et see on sellepärast, et siis nagu ma olin hästi asja juures ja mul on igasugu... Mitu korda sa Google'i selle Wayback Machine'iga oled car ratingu lahti võtnud? Ma ei ole kusjuures teinud. Mis aastal see maha läks? Pakuks, et mingi 14-15 äkki. Ta päris kaua oli üleval, lihtsalt mitte midagi toimumas. Ma arvan, et ma ei ole seda teinud, aga see on väga hea, et sa selle mulle meelde tuletasid. Mina olen vähemalt 3 korda, ma arvan. No ma teen seda kindlasti. Näed ära, mis top 10 oli näiteks 2008. aasta, ma ei tea, 10. oktoobril või midagi. Mis sul sellel ajal üldse näiteks unistuste pill oli? Impreza. Ikka kiskus nagu sinna nagu... Impreza ja see muutus mul. Alguses oli see 96-7, mis ta on siis, ma ei tea seda keretüüpi peast. Ja see nii-öelda... Sinine kuldse väljega ja siis mingi hetk ma avastasin, et punnsilm on ägedam. Ja siis mul oli arvuti mingisuguse Pentium 3 taustapildiks oli see ikkagi see punnsilm. See Pentium 3 on mul kusjuures kuskil alles koos selle taustapildiga. Aga no õnneks sellest Escordist said sa lahti ja hankisid ikkagi vähe midagi kärtsumat ka asemele. Escordist ma sain lahti, sellest esimesest Riikrauast ma sain ka lahti. Escordist ka, siis oli vahepeal niisugune loll idee, et ma olin siis 17 ja kuna ma olin trahvi paar korda saanud, siis ma otsustasin, et ma sõidan motorolleriga.
aga ma pidasin vastu ainult paar kuud, sellepärast et sügis tuli, vihma hakkas sadama ja siis ma hommikul sõitsin kooli ja koolis oli klaassein oli nagu tänava poole, fuajee, garderoobid, kõik olid üheskoos. Panin seal ees nagu täie lauluga kõhuli lihtsalt, sest et lehed olid juba maas, vaata. Kõik nägid. Kõik nägid, on ju. Ikka. Ja siis ma tõusin püsti, sõitsin kohe koju tagasi, esimese tunni lasin üle, vahetasin püksid ära, minu arust istusin korra arvuti taha, võtsin kohe mobile.ee lahti, vaatasin nagu refreshisin, eks ju. Läksin kooli tagasi, helistasin sõbrale, ütlesin, et Saksa minek. Ma üksi ei saa, ma olen alakas. Ja siis eskordi raha oli olemas, vaata. Ja siis tõime ühe Audi Coupé sealt kahekesi ära, ma sõitsin pool teed sellega veel ise koju, ma imestan nagu täna jälle, ma ei tea, sellest vist vanemad kutsutakse järgi, ma arvan. Aga Saksas ma ei julgenud, aga nii kui Poola tuli, siis seal kohe vahetasime. Ja siis see punane Audi Coupé B4, Audi 80 nii-öelda B4 ja Audi Coupé B4 ikkagi öeldakse, 2.0 bensukas ja see ka mingit emotsiooni eriti ei tekitanud. Ja siis läks mööda mingit aega, vahepeal ma sõitsin seal mingite random autodega paar tükkeeli ja siis mul tuli selline huvitav asi, et mul õnnestus endalegi ootamatult saada üks Nissan 200 SX S14, mis oli siis olnud ühe ringraja entusiasti nii-öelda kasutuses, kes oli seda nagu päris korralikult tuuninud, et selles mõttes ta oli päris võimas selle aja kohta. Ta oli 275 kilovatti mootorist, kui ma nüüd õigesti mäletan. 374 hobujõudu mootorist. Ja see oli siis nüüd aasta mingi 2007? 8. See oli 8. Ja siis oli jõutud selle autoga tuuning ES-e, kus oli tegelikult see auto üle värvitud, pandud spoileri ring, tagatiib, või tiib oli enne vist. Ja custom interjöör oli, ma mäletan, sellel autol oli telekas sees näiteks sellel ajal. Oi. Telekas, kanaleid said vahetada, vaatasin TV3, Anne Sõverno Miljoni mängupühapäevad. Ja siis ma sain selle ja see oli minu jaoks nagu siukene löök, et nagu heas mõttes, et ma olin enne suht nagu mingi 1.8 esiveolistega sõitnud, vaata. Ja ma selle autoga siis küll ma harjusin sellega, aga lõpuks ma... Kolmapäevad olid hoopis teistsugused nüüd juba, nüüd... Käisin vähem, sellepärast ma isegi ei mäleta, miks käisin ikka. Selle mõttes käisin ikka ja sõitmas käisin ja mingisuguse M3-ga seal madistasin, ma mäletan ükskord mingi huvitava koha peal, mitte Piibel, aga mingi teine sirge oli kuskil Maardust edasi Jõelähtme poole kuskil seal. Ja kurat kogu aeg autopikkusega pähe, ma ei saanud starditud sellega, sellel oli turbolääg oli nagu päris suur ja siis kui tuli, siis tuli niimoodi, et ta hoia kinni, eks ole. Ja sellega oli mul hästi palju ärevaid hetki alguses, et sellega ma ikkagi liikluses postide vahel olin kogu aeg põiki kogemata, vaata. Et ta tahtis visata, LSD differ oli taga. Ja... Mis värvid oli sul? Kirsipunane. Nii et kes mäletavad ja tahavad palle peale kaevata, siis kirjutage kommentaaridesse. Tuuning kirjadega ja eks seal Nõmme piirkonnas olid põhipahandused toimusid ja siis ma käisin sellega, avaloksul käisin, proovisin seal tänavarefiga veerand miili, aga sellel ikkagi stardiprobleem oli suur, et tegelikult ma nagu aega sain ainult mingi 13 kanti kuhugi tuli. Aga ta oleks võinud ikkagi nagu saada, oleks võinud veits parema saada selle kaalu ja jõu nagu kombona. Ja siis ma lustisin sellega, käisin siis Raplas Eesti esimeses driftitrennis ka. Ja seal ma sain sellest aru, et see on nagu näitusauto oli tegelikult, vaata. Ma sain aru, et mul on nagu nüüd 2 valikut. Kas ma lõhun ta ära ja jätkan või siis ma säilitan ta nagu välimuse. Et ma tegin seal niisuguse 1 päeva, ma muidu käisin Laagri Maximarketi parklas öösiti. Sinna tuli mulle ikka patrulli ka paar korda. Ja seal oli hea suur, üks post oli keset parklat, vaata, ümber selle sai seal igatepidi igast vigureid teha ja lõpuks ma olin omadega päris rahul juba, sest ma nagu suutsin hoida teda nagu libisemises päris pikalt. Ja Raplas ma sain ka nagu enam-vähem päeva lõpuks tegelikult oli okei, ma juba ikkagi ühendasin seal mingi 3-4-5 kurvi ära, mis iganes seal sai ühendada, eks ole. Ja mingit lokkitti tal muidugi ei olnud, aga noh, jah. Ja siis ma loobusin, ma sain aru, et las see jääb see üks kord, tore päev oli, võistlusele ma ei tule, ma pean hakkama teda siis modifitseerima, ostma endale alused ja reffe ja siis ma retsin ta ära. Siis käisin paar näitust ja siis ma müüsin ta maha. Miks?
tundus, et selles vanuses tegelikult nagu niisugust asja, ma olen hästi niisugune realistlik alati igas mõttes ja nii-öelda ei hõlju, vaid elad maa peal, eks ole. Et tegelikult pikas plaanis nagu selles vanuses ja pigem ei hakka hammas peale, nagu, et seda autot nagu hoida väärilises korras ja võib-olla arendada veel edasi. Et... Kas sealt võiski siis alati sinu või kõik need tegevused, nad on kogu aeg mingi ost-müük vahetus, et nüüd sa oled nagu jõudnud sinna kanti, et sa tegelikult nagu tegeledki sellega, et see ongi üks sinu põhilisi asju. Ja kõik need räägitud näited, mis me just rääkisime, nende kõiki ühendas üks väga huvitav nii-öelda tegur. Kõik need autod, mis on jutust läbi käinud, on mul kuidagi õnnestunud nagu hästi valutult maha müüa ja kohati isegi mitte planeeritult selliselt, et ma müün neid kallimalt, aga see on kuidagi juhtunud niimoodi. Et okei, see Escort, ta ei läinud küll kallimalt, aga ma sõitsin taga nagu aasta aega, eks ole. Audi, noh, see tuli Saksast, sellel ajal olid Saksas autod odavamad, aga see esimene Honda ja see Nissan, loomulikult nad läksid kallimalt. Ja siis ma tegelikult tegin veel mingeid eksperimente ja mul õnnestus seda protsessi nagu korrata kogu aeg. Ja siis tõsi see on, et siis tuli küll väike paus vahele, aga täna nagu on see ringiga tagasi. Aga ma arvan, et sellest lähemalt me võikski järgmises episoodis rääkida. Ja absoluutselt ja sellest ka muidugi, et sa ju tegelikult aitad ja õpetad teisi inimesi teemal, kuidas osta endale üldse kasutatud autot. See on väga põnev teema. Seal on palju rääkida. Ja pead muidugi ka oma YouTube'i kanalit, kus nagu see on ka elu oma ette. Et päästad ronte. Ja päästan ronte, meeldib. Nii et tänaseks on aeg otsas, aga tune in järgmisel neljapäeval, sest siis läheb põnevaks. Tšau!